Tere! See on 5 kilomeetrit värava eest ehk algatus, mis sobib igale eestimaalasele, kes vähegi aru saab, kuhu pall veerema peab. Ja praegusel hetkel peab pall veerema eeskätt ühte väravasse, mis asub Belfastis. Ning tänases saates uurimegi, mis hakkab juhtuma Põhja-Iirimaal. Aga selleks, et tõde teada saada, ei pea me lendama nagu kilud karbis odavlennufirmaga Põhja-Iirimaale, vaid hoopistükis läheme meie luksussedaaniga Kaagverre. Mõnusat reisi! Kaagveres teeb trenni Tartu Tammeka esindusmeeskond, kellelt veel küsida, mis juhtub jalgpallis, kui mitte vutimeestelt endilt. Aga olid need maanteäärsed kapsapõllud või lähenev Emajõgi, see sõit tegi meid pisut filosoofiliseks. See muidugi, et me Kaagverre läheme, on omaette absurd. Kaagverre on 15 kilomeetri kaugusel Tartust ja ei ole see koht Eesti kultuurist tuntud kui noorte vutipoiste kasvulava, vaid hoopis pigem kui pahade tüdrukute kasvulava. Aga see, miks Tartus on nii vähe normaalseid vutiplatse ja kuidas Tartu saab end sealjuures veel normaalseks vanaks Euroopa linnaks pidada, see on täiesti omaette teema. Olgu mis on, Kaagverre me siiski jõudsime. Ehkki meistriliigas on hetkel paus, ei saa vutitõdesid unustada, sest mitmed tartlased peavad olema vormis esmaspäevaks kodusel Tammel maha mängitavaks U21 koondise valikmänguks, mis hakkab aga juhtuma homme A-koondisega. Juhtuma hakkab, ma arvan, et Eesti lööb veel rohkem väravaid, kui nad kodus lõid ja purustavad Põhja-Iirimaa täielikult. Kas see on üldse võimalik? Kindlasti on. Väravaid võib lüüa ükskõik nii palju kui aega on, et minutis värav on ka võimalik, aga kui nagu realistiks jääda, et ma arvan, et tuleb võiduslik kindlasti mäng ja Põhja-Iirimaa on kindlasti nüüd vähemalt valmis selleks, et Eesti võib neid üllatada. Aga ma siiski usun, et Eesti võtab oma ja võidab 2-1. Mis juhtub homses Põhja-Eesti-Iiri mängus? No siin on lihtne, Eesti võtab võidu ja loodetavasti saame play-offi. 2-1. Ja mis arvad, kas Eesti pääseb Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni turniiri play-offi? No siin läheb juba puhta spekuleerimiseks, eks ole, aga loomulikult eks me kõik loodame, aga samas tuleb jääda realistiks. Mis tulemusega see võit tulla võiks? Ma arvan, et 2-1 Eestile. Seega sa arvad ja usud, et Eesti jõuab Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni turniiri play-offi sellega? Kui ei usu, siis tulemust ja tunnet ikka tuleb uskuda kõige paremat. Kes need Eesti väravad lüüa võiks? Senjov lööb kindlasti ühe ja ütleme, et kes võiks veel lüüa. Kui Taio tennist mängib, siis lööb Taio ühe. Näiteks ütlen Sander Puri. No ma arvan, Senjov on kindlasti üks lööja, aga rohkem ei oska öelda. Jätame siis midagi ka teadmatusse. Kas me pääseme selle tulemuse toel ka Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni turniiri play-offi? Kurat, väga tahaks. Võitu tahab ka esmaspäeval Tartus Horvaatiaga palliv Eesti U21 koondis, mille koosseisus on ka mitu Tammeka jalgpallurit. Äsja Eesti U23 koondise koosseisu kuulunud Marko Sonniga räägime pikemalt aga järgmises 5 kilomeetrit värava eest episoodis. Kurjadel koertel staadionile asja ei ole. Küll on aga staadionile ja telekate taha asja inimestel, kes saavad aru, mida tähendab lihtne palli veeremine, 2 väravat ja 22 mängijat. Nende päevade kõige olulisem küsimus on, kas sul on juba see tunne peas, hinges ja kehas. Selle tunde all mõtleme seda tunnet, mis valdab mind ja meid iga koondise mängu eel ja seekord on tunne eriti vägev, sest ees ootab ei rohkem ega vähem kui Eesti jalgpalliajaloo absoluutselt kõige tähtsam kohtumine. Tunne on tugev. Ära kuku!